Loen raamatust Tõrvik ja mõõk, kirjutanud Rick Joyner, 3. peatükki Hobune ja tüdruk. Kui vaatlesin seda orgu, köitis esimesena mu tähelepanu oru keskel voolav kaunis oja. Paiknedes täiesti loomulikult näis see siiski mingil viisil imeliselt hooldatuna ja oli nii silmatorkavalt täiuslik, et ma ei suutnud öelda, kas olen tagasi maa peal või ikka veel taevases valdkonnas. Siis kuulsin endast ülalpool mõlemat kätt mingit heli, mis kostus nagu tuhandete jalgade trampimine ja mõjus nii rahulikus ümbruskonnas alarmeerivalt. Taipasin otse kohe, et midagi on korrast ära. Siis tuli ümbritsevalt mägedelt nähtavale tohutu hulk, mingisugune sõjavägi. Nad hakkasid mäe tippudelt laskuma, liikudes aeglaselt, isegi nagu katseliselt. Aga siiski järeleandmatult tajusin väga tugevalt, et see on kurjuse armee, kurjade kavatsustega. Nende kohale ilmusid pilvena tuhanded raisakullid, tiireldes nagu taplust oodates. Mõtlesin kohkunult, mida võiksid nad teha selle nii kauni paigaga, rääkimata juba hirmust enese pärast, sest ilmselt olin selle kurja väehulga poolt sisse piiratud. Mida sa kavatsed nüüd nende suhtes ette võtta, küsis üks hääl mu selja taga. Pöördusin vaatama, kes räägib ja nägin suurt toredat valget hobust, kelle musklid mänglesid isegi paigal seistes. Tema silmavaade oli intelligentsem kui loomadel tavaliselt. Ja ma mõtlesin, kas ehk mitte tema ei rääkinud. Mida saan mina nende suhtes ette võtta, küsisin vastu. Näen, et sa oled tõrvikukandja. See hobune on sinu jaoks, jätkas hääl. Pead õppima tegema, temaga ratsutama, kui tahad aidata peatada seda lähenevat kurjuse armeed. Kas on veel aega õppida ratsutama? Küsisin ma ringi vaadates, et rääkijat näha, sest nüüd oli selge, et see polnud hobune. On veel aega. Siis astus hobuse tagant välja noor, umbes 10 või 12 aastane tüdruk. Tal oli seljas midagi koolivormi taolist ja selle peal hõbedast ja kullast tublisti klopitud ja päevi näinud turvistik. Mõõk rippus tal rihmaga vööl. Ta oli sale ja ilus säravate siniste silmadega, mille pilgus oli raevukus, läbitungiv keskendatus. Temast õhkus vaprust ja kindlameelsust koos oma õilsuses hämmastava lapsemeelse puhtusega. Olen siin, et õpetada sind ratsutama, ütles tüdruk. Meil on veel aega, kordas ta, otse kui püüdes mind rahustada. Ta mõjus väga kütkestavalt, samas aga tegi mind ärevaks see tohutu pimeduse armee, mis laskus meie poole. Imetlesin tüdruku rahu. Mõtlesin, et kas ehk ei ole liiga noor mõistmaks, mida selline põrguvägi võib temale ja sellele paigale teha. Siiski võis teda vaadates näha, et tal on kogemusi ja arukust rohkem, kui ta aastad lubaksid. Mõistan rohkem, kui sa arvad, vastas ta, just nagu olnuks mu mõtted lausunud valjult. Olen siin, et koos sinuga võidelda, kuid esmalt pead sa õppima selle hobusega ratsutama. Meil on aega, aga me ei tohi seda raisata, peame alustama. Alustame siis, ütlesin ma, soovimata raisata sekunditki. Üldiselt ma oskan ratsutada, kas on selle hobuse puhul vaja midagi erilist teada? Ma ei tea, vastas ta. Ma pole kunagi ratsutanud. Aga sa ütlesid, et oled ise õpetamaks mind ratsutama. Kuidas sa mõtled mind õpetada, kui sa ise pole kunagi ratsutanud? Sa õpid mind õpetades. Sa ei saa seda ratsut täielikult usaldada enne, kui mina olen kätte saanud enda oma ja võin sellega ratsutada sama hästi kui sina. Aga sa pead ka mõistma, et see siin ei sarnane ühegi hobusega, kellega sa varem oled ratsutanud. Räägi mulle kõik, mis sa tead, palusin ma ning tundus, et ma tundsin janu ja nõrkust ja küsisin, kas me võime juua sellest ojast? Muidugi, selleks see ongi siin. Sirutasin käe ja puudutasin hobuse ratsmeid. Siis tõmbasin teda õrnalt ja ta järgnes mulle pisimagi vastupanuta. Jõudnud ojakaldale, küünitasin ja tõssin peoga lonksu vett huultele. Seda maid lõid mu silmad särama ja mõistus muutus selgeks. Juues veel tundsin end tugevamalt. Tongasin kergelt ka hobust edasi.
astuma ning ta laskus põlvili ja jõi. Ma polnud kunagi näinud, et hobune nii joob. Väike tüdruk tegi samuti. Temagi laskus joomiseks põlvili. Otsustasin ka nõnda teha ning jõin janu täis. Kartus teeb su nõrgaks, ütles tüdruk, olles lõpetanud joomise. Sa oled väga tark tüdruk, vastasin ma, mõeldes, kui tõeliselt erakordne laps ta on. Kuidas sa nii palju tead? Kas sa tead sellest tõrvikust? Enne, kui ta jõudis vastata, sundis ülalpool kasvav kära meid mõlemaid sinna vaatama. Kurjuse vägede ridades valitses ilmne segadus. Mu silmad olid vee joomisest saanud nii teraseks, et suutsin eristada mõnede väeosade lahingulippe. Osa lippe, mida nägin, kandsid mingisuguste filosoofiate, religioonide ning kummaliste salaõpetuste nimetusi, millest mõningatest olin kuulnud, kuid mida ma lähemalt ei tundnud. Oli veel teisi lippe, kuid need olid väiksemad ja kauguse tõttu ei suutnud ma lugeda, mis neil oli kirjutatud. Kui jätkasin vaatlust, kasvas segadus veelgi, kuni mõned väeosad hakkasid omavahel võitlema. Tõusis tohutu tolmupilv ning kähmlus levis ümber ringi. Varsti kadus terve väe hulk üle mägede tagasi. Kuid nad ei läinud kaugele, sest kuulsin ikka veel nende kisa ja nägin tolmu tõusvat nende sagimisest. Aga näis, et meie saame nüüd mõnda aega tunda end turvaliselt. Sellepärast meil ongi veel aega, selgitas tüdruk. Kurjad vaimud vihkavad üksteist sama palju, kui nad vihkavad meid. Nad ei suuda kaua üheskoos marssida, ilma et hakkaksid omavahel sõdima. Ainus, mis võib neid ühendada, on võitlus meie vastu. Nende hirm meie ees on suurem kui nende omavaheline kadedus. Seepärast peame olema valmis neid võitluses võitma. Kui võitleme, peame purustama nad täielikult. Sa räägid nagu küps võitleja, ütlesin ma, uurides tema sõjavarustust. Palun räägi mulle rohkem. Olen jälginud, kuidas heade kavatsustega, aga rumalad inimesed püüavad võidelda vaenlasega enne, kui nad on küllalt tugevad võitmiseks. See ainult lisab vaenlasele jõudu ja ühtsust. Võitlus, mida ei võidelda läbi täieliku võiduni, lõpeb alati sellega, et vaenlane saab rohkem maad. Mulle on räägitud, et enne minu eluaega oli enamus seda maad meie valduses, aga nüüd oleme sisse piiratud selles väikeses orus. Järgmine kord, kui võitlusse asume, peame võitma. Vastasel juhul kaotame kõik. Ta vaatas mulle otsa oma läbitungivate siniste silmadega. Nende sina oli nagu tuleleegi kuumimosa. Me ei saa valida taganemist. Meil pole jäänud enam kuhugi minna, teatas ta tõsisemalt, kui nii noorelt lapselt võinuks oodata. Olin jahmunud, mõeldes, kas ma ehk polnud ringi vaadanud, otsides põgenemisteed. Kui vana sa oled, uurisin ma. Kuidas sa nii palju tead? Olen 12, aga olen võidelnud sellest ajast, kui olin 5. Neis lahinguis olen ma palju õppinud, aga mu tarkus tuleb siit jõest. See on elujõgi. See annab elu, mis muudab kogemuse tarkuseks ja õigeks nägemiseks. See on ju kena oja, aga mitte jõgi. See ei saa olla elujõgi, protestisin mina. On siiski. Siin on ta väike, sest ta on alati nii suur või väike kui vaja. Pole enam palju neid, kes tulevad siia jooma, sest siis nad peaksid pääsema mööda kurjuse jõududest, kes on haaranud kõrgendikud. Enamik eelistab juua pigem saastatud ojadest, mis ei ole rünnaku all, kui tõelisest elavast veest, mida pidevalt rünnatakse. Vähestel on nii suur janu, et eluvee pärast võidelda, kuid mina ei tea midagi, mis oleks rohkem väärt võitlemist. Kas oled end siia välja võidelnud, küsisin. Jaa, tulin alla otse mööda seda teerada, ütles tüdruk, osutades paigale oru kaugemas otsas minu selja taga. Kuidas sa said mööda kurjuse vägedest, uurisin ma. On seal veel vahekohti, kus läbi pääseb? Ei ole. Nüüd on nad meid täielikult ümber piiranud. Kuid igaüks, kellel on julgust edasi liikuda ka siis, kui teda rünnatakse, võib rajada endale tee läbi nende ridade. Mina valisin nende armee nõrgima koha ja kõndisin otse nende keskel läbi.
milline oli nõrgim osa? Kuidas sa teadsid, et see on nõrk? On üks suur väeosa nimega naeru vääristamine. Otsustasin läbi tulla just sealt, sest teadsin, et nad ei saa mulle tõsiselt viga teha. Mulle oli öeldud, et kui nad näevad minu otsustavust, siis annavad nad mulle teed ja nad andsidki. Nad märatsesid ning karjusid mu peale solvanguid ja rõvedusi, kuid andsid teed ja lasksid mu läbi. Tõrjusin kilbiga kõik need lasud ega saanud isegi haavata. Kes sulle ütles, et sa võid nõnda teha? Ema. Kas ka tema on siin, küsisin ma. Ei ole. Kus ta on? Ta ei tulnud läbi, kui kõndisime keset naeru vääristamist. Jäi ta seisma ja ütles, et lähen tagasi. Toon tagasi rohkem inimesi ja juhin nad kõik läbi ning ühineb minuga hiljem. Aga ma arvan, et ta ei tee seda. Miks mitte? Ta õpetas mind väga hästi, kuid ei teinud ise selle järgi. Nägin, kuidas pilge ja solvangud panid ta kõikuma. Ta läks tagasi, et tuua rohkem inimesi, sest ta vajas nende head arvamust endale kinnituseks. Ent ükski ei saa seda teekonda läbi teha, kui ta liiga palju hoolib sellest, mida teised temast arvavad. Kas ta võib läbi pääseda mõnda teist teed pidi? See on võimalik, kuid tulla läbi naeru vääristamise on kaugelt kergem kui muud teed. Tegelikult, kui ta hakkas kõhklema ja tõmbus tagasi, saadi temast kähku võitu. Ta hakkas koguni koos nendega naeru vääristama mind. Kui taganed vaenlase ees, siis langed õlpsasti neile saagiks. Praegu on mu ema üks nende vangidest. Kahju. Mõistan, et tunned temast puudust. Ta oli vähemalt suur õpetaja. Sind õpetades tegi ta head tööd. Tänan, jah, ma tunnen temast puudust. Olen olnud siin väga üksi, kuid see on siiski parem, kui olla väljas kurjuse vägede mõju all. Nägin, et tüdruku mõtted kandusid kaugele eemale. Siis aga tuli ta kiiresti tagasi meie kõneluse juurde. Kui alustasime, siis teadsin, et tal läheb raskeks, et ta vist ei tule läbi. Ent teadsin ka, et see ei tohi peatada mind. Tema ainus lootus saada vabaks ja pääseda siit ojast jooma on selles, et mina ei peatu, kuni olen täitnud mulle määratud osa. Pärast hetkelist vaikimist jätkas ta. Ma ei ole temast lahti öelnud. Mina ja minu usk on tema ja tema usu ainus lootus. Oleme siin, et võita vaenlase väed ja vabastada vangid. Usun, et tuleb aeg, mille ema joob koos minuga siit ojast, tema ja paljud teised. Kuni see oja saab taas suureks jõeks, siis voolab see merre ja toob elu kõigile. Kui on veel teisi sinu taolisi, siis pole raske uskuda, et saavutate võidu. Oled sa kohanud teisi enda suguseid, kellel on niisugune visioon ja küllalt otsustavusse täide viia, pärisin mina. Arvan, et olen kohanud mõningaid, kuid me oleme veel eraldi. Tean oma unenägudes, et neid on palju rohkem ja et ma kohtun nendega varsti. Selleks oled ka sina siin. Olen ka sind unes näinud. Jutusta, mida sa minust nägid. Ma ei näinud otsekohe sind, kuid nägin tõrvikukandjate tulekut. Alul oli neid vähe. Pärast tuli rohkem ja rohkem. Ka mulle antakse ühel päeval tõrvik. Paljud tõrvikukandjad ongi üsna noored. Sellal, kui ta rääkis, ületas mäetipu suur kurjuse väeosa ning hakkas laskuma kiiresti ja üsna heas lahingukorras. Jälgisin otse kui tardunult, kuidas see läbis peaaegu kolmandiku laskumisteest. Siis ründas seda selja tagant üks teine kurjuse väeosa. Peatselt kostis hääli, nagu oleks veel neid, kes kallale tungiga ühinesid. Edasi kulg peatus ja suurem osa kolonni pöördus võitlema tagant tulijatega. Kuid siiski jäi suur grupp seisma sinna, kuhu nad olid välja jõudnud. Nad hakkasid püstitama kaitserajatisi, mis juba varsti nägid välja kindlusena. Vaadates tüdrukut, nägin teda esmakordselt närvilisena. Märkasin, et ka hobun oli erutatud. Mis me nüüd teeme, küsisin ma, imestades ise, et küsin juhiseid selliselt väikeselt tüdrukult. Ilma, et oleks vastanud, põlvitas tüdruk oja juurde ja asus sihikindlalt jooma. Varsti oli ta saanud meelerahu tagasi, kuid ta tähelepanu oli ikka veel fikseeritud kiiresti kerkivale kindlusele. Hobune oli nii erutatud, et kartsin teda jooksu pistvat. Läksin ta juurde, et võtta ratsmeist
ja olin üllatunud sellest, kuidas ta mulle otsa silme vaatas. Püüdsin jääda nii rahulikuks, kui suudan, sest tundsin, et kui ta tajub minus hirmu, hakkab ta kindlasti perutama. Ta laskis mul võtta ratsmeist ja juhtida ta tagasi oja äärde. Ei olnud enam nii kerge nagu varem panna teda jooma, kuid siiski ta jõi ja rahunes. Jõin ka ise ning mu olemus täitus taas rahu ja rõõmuga ja mu nägemisvõime tugevnes. Mis me nüüd teeme, küsisin jälle. Kas oled selle kohta midagi unes näinud? Ma pole seda unes näinud, kuid olen näinud varemgi seda juhtuvat. Kui me kohe ei tegutse, kaotame selle oru. Siis vaatas ta tungivalt mulle otsa, et olla kindel, kas ma kuulen, mida ta tahab öelda. Millal iganes minult küsitakse, mida teha, tulen ma kõigepealt jõe juurde ja joon. Siis ma palvetan, nagu meiegi praegu peame tegema. Olen olnud 2 kohas selle jõe ääres, aga nüüd on vaenlane need mõlemad kohad üle võtnud. Me ei tohi lasta enam toimuda sellel. Seekord peame võitlema, rääkis ta, vaadates mind pisut kahtlevalt. Mina hakkan võitlema, kui ma peaksin seda tegema üksi. Mulle tundub, et ei ole jäänud enam muud kohta selle jõe juurde tulemiseks. Soov võidelda on väga õilis, kossin mina, eriti veel võidelda kas või üksi. Ent kuidas suudame meie kahekesi seista vastu nii suurele hulgale? Ta ei vastanud, vaid hakkas palvetama. Kuulatasin mõned minutid. Tema palved olid napisõnalised, kuid täpsed. Ta ei püüdnud midagi Jumalale selgitada. Peamiselt palus ta püha vaimu, julgust, tarkust ja väge vaenlase võitmiseks. Seejärel palvetas ta oma ema eest ja teiste oma armsate eest, kes olid vaenlase käes vangis. Siis palvetas ta teatud kohtade pärast, et need saaksid vaenlaselt tagasi võetud. See oli vilunud võitleja palve, kes oli näinud palju lahinguid ega soovinud raisata aega ega sõnu. See palve oli ka nagu kõnelus sõbraga ning mõjus nii liigutavalt, et selle tagasilükkamine issanda poolt tundus võimatuna. Olles lõpetanud, vaatas ta mulle otsa. Kõik, mida võisin öelda, oli Aamen. Sa küsid, kuidas me suudame võita selle määratu armee? Miks me ei peaks suutma? Issand on meie poolel. Mõistan, aga kuidas kaotada siis need teised paigad, mille pärast sa samuti ju võitlesid? Mida saaksime seekord teha teisiti? Oled sa kindel, et selle sarnaseid ojasid pole rohkem? Need kaotati taganemise tõttu. Ma ei kavatse enam taganeda. Ma ei kuule enam neid, kes räägivad jutumärkides taktikalisest taandumisest või muust niisugusest. Tahan seista, kui peaksin ka seisma üksi. Arvan, et kaotasime need kohad ka seetõttu, et meid oli liiga palju. Kuidas saab meid liiga palju olla, kui võidelda tuleb sellise hulgaga, pärisin mina. Mitte niivõrd kaheldes tema sõnades, kuivõrd tunnetades vastuse tähtsust. Parem on olla koos vähestega ühtsuses kui koos paljudega, kes on eri meelt ja kelle nägemus pole keskendatud ühte. Paljud neist, kes varem olid meiega, jõid harva sellest ojast ja neid polnud eriti kuulda palvetamas. Mõistsin, et nad ei pea kaua vastu ja mul oli õigus. Kui algab lahing, pole niisugustest kasu. Meie juhid pidid kulutama nende julgustamiseks rohkem aega kui võitlemiseks. Paljud nõrkadest koguni pöördusid meie vastu. Otsustasin, et enne järgmist lahingut ma ei püüa enam kedagi liiga palju julgustada paigale jääma ja võitlema. Kui nad tahavad minna, siis mingu, sest meil on kergem, kui nad ära on. Ja on veel midagi väga tähtsalt, mida meil varem kunagi pole olnud, aga mis meil võitmiseks peab olema. Mis see on? Tõrvik. Vesi siin jões on tõde. Meil peab seda olema ja peame seda armastama nii palju, et oleme valmis selle eest surema. Aga tõrvik on otse kui issanda kohalolek siin meie keskel. Kui olen sinu ja tõrviku lähedal, siis tunnetan teda. Pole olemas suuremat julgustust kui tema läheduse tunnetus. Arvan, et kui meil juba varem oleks olnud tõrvik, siis meie juhid poleks pidanud nii palju aega kulutama inimeste julgustamiseks ja poleks olnud nii nõrgad. Jah, on veel teisi selle sarnaseid ojasid, kuid jõgi on üks. See tõuseb maast esile eri paigus, nagu näiteks siin. Mulle on öeldud, et väga vajalik on nende kõigi tähtsus. Nüüdseks pole neid jõeharusid enam palju järele jäänud.
sest vähesed on soovinud nende pärast võidelda. ma pole kindel, et peale selle siin veel ühtegi on. praegu on vaja rohkem ustavaid võitlejaid, mitte rohkem jõeharusid. olen kuulnud, et iga kord, kui uus oja kusagil välja purskub, kaotatakse see peagi käest, sest nii vähesed tahavad selle pärast võidelda. Seepärast vajamegi tõrvikukandjaid. tean, et see, mis sa räägid, on tõsi. aga ma ei mõista veel, miks enamik inimesi ei võitle nende kaitsmiseks. kas nad on alati nii lootusetus vähemuses nagu meie praegu? mina ei usu sõnasse lootusetu, ent arvan, et need, kes seda jõge otsivad, on alati vähemuses. aga nagu ütlesin, arvud ei ole nii tähtsad. muidugi on vaja rohkem võitlejaid, kuid rohkem tõelisi võitlejaid. olen kuulnud vahel öeldavat, et varjatud kaevude kaevamine on parem kui jõe otsimine, sest need kaevud ei ole vaenlasele nii suureks märklauaks kui jõgi. liiga paljud neist, kes küll räägivad, ent nad armastavad seda vett, tunduvad juba olevat võtnud lüüa saanud hoiaku. seda on raske mõista, sest kui nad jooksid seda vett, siis saaksid nad paratamatult tugevaks ja suudaksid uskuda. kardan, et nad on seda juhuslikult maitsnud ega ole tõeliselt joonud. Nende armastus selle vastu on pigem mõtte kui reaalsuse tasemel. Nendel on pigem luuleline fantaasia kui tõelisus. kas tead läheduses mõnda sellist kaevu, küsisin mina. kaevude juurest peaksime leidma neid, kes tõeliselt joovad ja kes tahaksid ühineda meiega võitluses. tean paari kaevu selle oru läheduses. Nende vesi on hea, aga mitte nii hea kui see siin. enamik kaevusid on liiga madalad ja neid ei ole kauaks. ka saavad nad kiiresti mudaseks. kaevud aitavad mõnda inimest küll, aga ainult siis, kui vesi voolab lahtiselt nagu siin ja suudab muuta oru paradiisiks. vesi peab voolama, et jääda elavaks ja puhtaks. äkki kuulsin selja taga samme. pöördusin ja nägin üht meest lähenevat. lõppes 3. peatükk. Aamen. järgmine peatükk on 4. peatükk ja pealkiri on plaan. jätkub lugemine.